Tallinnas Lasnamäel otse selle maja vastas, kus muide ka TV3 oma saateid teeb, tapetakse autoparkla varjualuses lambaid. Et kõri noaga läbi, siis konksu otsa ja köiega üles ning nahk maha. Küllap valmistati šašlõkiliha Tallinna väiksemate urgaste jaoks. Nii arvas helistaja. Just selline kõne tuli meie toimetusse ja esmalt tundus see haleda naljana. Meeshääl teist pool toru aga vandus, et asi on naljast kaugel. Mingi punane buss tuli siin, võeti sealt tagant kongist lambeid välja ja hakati siin hüpeldama ja nahka koorimana. Kui mitu lammast maha löödi ja mitu päeva see kestab juba? No, tänaseks on ta 2 päeva siin kestnud, lambaid võis olla eile siin kuskil 3-4, aga täna täpselt ei näinud, kuna oli buss ette aetud. Kui mitu korda see buss päevas siin käib siis? 3-4 korda kindlasti. Kahtlasesse autoparklasse pääses Lasnamäelt punaselt tänavalt. Esmapilgult tundus kõik korras olevat. Paraku oli esmamulje üsna petlik. Tundub, et seekordne vihje peab küll paika, et lumi on küll peale sadanud, aga verd on siin liitrites ja ilmselt siis seesamane liha hoiustamise paik on siin samas, ma ei teagi, kuuri või mingi autode panipaiga all, et lähme vaatame, et see tundub, et on siis Tallinna kõige kaasaegsem tapamaja. Noh, nagu märk ütlebki karbi peal, märk heast maitsest filee. Noh, vaevalt, et nüüd filee lihatööstuse inimesed siin midagi toimetavad, aga noh, üldiselt jääke on igal pool, mis lammastest on järgi jäänud. Siin on olemas konksud, kus neid riputati ja töö käib täie hooga. Huvitav, mida Veterinaar- ja Toiduamet arvab sellisest liha valmistamisest, hoidmisest. Sel ajal, kui kaameramees kummalist autoparkla tapamaja filmis, saabusid kohale ka vene keelt kõnelevad härrasmehed. Tundus, et ühel vennikesel olid lausa verised kindad peos. Võis arvata, et härra teab kõiki lambatapu üksikasju. Ometigi väitsid mõlemad, et ei tea asjast midagi. Kaamerat nähes tegid siva minekut. Autonumbrid jäid siiski ilusasti lindile. Aga jätkame oma ekskursiooni siis selles uudses ja keset Tallinna linna asuvas lihatööstuses. Nagu isegi näete, siis mingitest sanitaarnõuetest küll rääkida ei saa. Kastides vedelesid lammaste sisikonnad ja laua alt vaatasid villakerade pead. Lõpuks ilmus kohale ka selle autoparkla omaniku poeg. Jahimehe riideid kandnud lõunamaine noormees kaamera ees rääkima ei soostunud. Küll aga helistas ta ühele oma kaasmaalasele ja käskis koheselt tulla enda järelt koristama. Lambad väidetavalt ei olnud varastatud ja mehe sõnul otsustas sõber enne pühi lihtsalt veidi raha teenida. Kilo hindki olevat sõbral õiglane, ainult 65 krooni kilo eest. Ja nii saab ka Tallinna vaesem rahvas endale lambaliha lubada. Nii et need, kellel nüüd neelud käima hakkasid, seadke aga sammud Lasnamäe Punase tänava autoparkla poole. Ehk on juba uus lambakoorem kohale toodud. Pühad on tulemas ja eks väga paljud loomad leiavad oma lõpu. Noh, tegelikult maitseb liha mullegi, aga päris sellises kemmer, kus nüüd tapetud ja hoitud liha süüa küll ei tahaks. Noh, loodetavasti siiski uurijad ja asjapulgad teevad selgeks, kus need lambad tulid ja mis mehed siis siin sellise lihakombinaadi ennem kaunist jõuluaega avasid.